Tere tulemast kuulama Noorte Hakem podcasti. Mina olen saatejuht Grete ning tänases saates on meil üks ütlemata äge ning Eestis võib-olla väga-väga vajaliku ameti pidaja. Meil on külas Mari-Liis Mets nimelt. Tere ka minu poolt. Tere! Ja sa saad ennast kohe ise lähemalt tutvustada, kes sa oled, kuid alustame sellega, et sa tutvustad ennast kuulajale ainult 3 sõnaga. Ma siis püüan keskenduda enda ameti nii-öelda nimetusele ka, mis on sellised olulised sihikindlus. Meie töös on vaja ka sellist rõõmsameelsust, vaadates millega me tegeleme igapäevaselt ja kindlasti empaatia võimeline. Väga sellised tavalised külalised kirjeldavad, ma mäletan, meil on kunagi käinud ka üks politseinik külas ja siis tema kirjeldas ennast näiteks kasekese kommiga, aga sina ütlesid väga sellised väga suured sõnad. Aga Mari-Liis, kes sa oled, mis ametit sa pead ja millised need märksõnad siis, kuidas need ikkagi sinu ametiga kokku lähevad? Nii nagu eelnevalt oli, olen politseiametnik, ametialaselt piirkonna politseinik tegelikult, et aastast 2021 juunikuust muutus noorsoopolitseiniku nimi siis piirkonna politseinikuks. Kuid õnneks hetkel veel mina keskendun ikkagi rohkem noortele ja nendega seotud probleemidele. No, väga põnev. Milline sinu üldse üks argipäev välja näeb? Ütleme niimoodi, et politseitöös mulle meeldib alati öelda, et kunagi ei ole rutiini, ükski päev ei ole sarnane eelmise päevaga, et alati on midagi uut, aga minu selline igapäevane hommik algab ikkagi kontoris meilide lugemisega, siis meil on alati välja kujunenud selline 15-minutine mini-meeting, kus me siis räägime ära, mis eelmisel päeval toimus, mida me siis täna plaanime teha, kas kellelgi on näiteks autot vaja, et räägime lihtsalt sellised päevasündmused läbi, et kas kellelgi on abi kuskil vaja ja siis hakkame vaikselt toimetama, aga samas on ka päevi, kus ongi, et mõni laps on kadunud või on mingi selline ärev juhtum, mida on siis vaja hakata kohe lahendama, et siis ei olegi aega üldse seal arvutis istuda ja mõnikord ongi niimoodi, et polegi jõudnud päeva jooksul siin arvutis, et isegi ei tea, nagu kas keegi on väga mingi meeletult palju kirju või keegi tahab kiirelt vastust saada. Et täiesti erinevad päevad on tegelikult. No minu teine küsimus olekski võib-olla olnud, et kas see rutiin, kas sinu töö näeb välja siis ala 9-5 arvutid, aga istudes ja sööd sõõrikuid, nagu me oleme välismaa filmidest aru saanud, et politseinikud neid sõõrikuid söövad või siis nagu sa ütlesid, et tegelikult on ta ikkagi... Rutiini tegelikult ei ole. No sõõrikud on head, on ja, aga kui need igapäev süüa, siis võib-olla politseiametnikul ei ole just kõige parem see. Aga ei, rutiin ei ole selles mõttes, et ja ei ole, selles mõttes 8-5 tööaeg on piirkonna politseinikul, aga meil on ka nädalavahetustel käime väljas, käime patrullimas ja vahepeal läheb see tööaeg nii-öelda pikemaks ka, et kui on ikkagi mõni juhtum või on kuskil vaja väljas olla, et siis ei ole niimoodi, et mul kell 5 on tööpäev läbi ja ma nüüd lõpetan, et ikkagi lõpetad enda juhtumi ära ja siis lähed alles koju. Ja ütleme niimoodi, et tihtipeale on ka see, et nüüd ma küll üritan vähemaks tõmmata seda, et aga varasemalt oli võib-olla rohkem, et võtad ikkagi töö koju kaasa ka. Et kui tõesti ongi see, et sa oled terve päev käinud väljas, toimetanud, aga sa tead, et sul paberimajandust on lihtsalt nagu nii meeletult palju, siis sa võtad ikkagi selle arvuti koju kaasa ja siis sa teed seda paberimajandust seal kodus enda vabast ajast. Aga sa lihtsalt tead, et järgmisel päeval on sul natukene lihtsam jälle. Jah, just nagu mõtlesin ka nagu, et rutiini ei ole, et justkui nagu 8-5 töö on, aga samas, et ütleme, nagu sa mainisid, et laps on kadunud, siis sa ei lähe ju poole pealt koju, et ma ei tea, tehke mida tahate, mina tean, milline see laps välja näeb, aga minul on tööpäev läbi, mina lähen koju, mina pidin, ma ei tea, õhtusööki tegema, et samamoodi on ilmselt ka selle töö koju võtmisega, et kuigi tundub, et see on väga füüsiline töö, et ma ei tea, käidki väljas ja sõidad selle autoga ringi, ja käid patrullimas ja tegeled sellega, siis paratamatult on ikkagi ka seda paberimajandust, et aga mis sa nagu
mis sa ise arvad, kas on ühel hetkel võimalik saavutada ka see, et sa ei võta nagu enam mitte ühtegi minutit tööd koju kaasa? Jaa, absoluutselt. See on enda mindseti küsimus tegelikult, et vahepeal üritadki, et ma ei saa selles mõttes neid asju nii või naa nipsust lahendada, et lihtsalt järgmine päev on uus päev, järgmine päev võib-olla mu mõtted juba natukene rohkem puhanud, et ma suudan seda asja võib-olla natukene teistmoodi lahendada ja samas paberimajandusega on täpselt samamoodi. Et lihtsalt vahepeal sa tunned, et on natuke lihtsam, kui ma võtan selle töö koju kaasa, aga on ka tihtipeale niimoodi olnud, et kell kukub, ma panen enda tagant ukse kinni ja ma unustan selle töö ja ma sukeldun enda eraellu. No mis on sinu lemmikosa politseitöö juures ja mis on võib-olla selline keerulisem osa selle juures? Ütleme see eriala või ametikoht, kus ma hetkel töötan, see on olnud minu unistus, et mulle meeldib noortega tegeleda. Ja ma ei kujutaks hetkel veel ennast ette, et ma peaksin tegema midagi muud. Et see ongi see, mis... No, ma sisuliselt saangi öelda, et ma armastan enda tööd. Nagu päriselt. On olnud kindlasti ka mingeid langusi, kus ongi võib-olla hästi palju tööd, et see võib-olla tekitab, aga need on sellised ajutised nii-öelda nähtused. Et üldjuhul ma ikkagi lähen iga hommiku hea tujuga tööle, et ma teen seda, mida ma päriselt teha tahan, mitte et ma käin lihtsalt tööl sellepärast, et arveid on vaja maksta millegi eest. Aga selle töö nii-öelda see teine pool ongi võib-olla see, et me näeme meeletult palju. Enne seda, kui ma ei olnud nii-öelda noorsoopolitseinik, piirkonnapolitseinik, siis ma elasin sisuliselt enda roosas mullis. Ma ei teadnud, mis toimub teistes kodudes, kuidas noored elavad. Näiteks nüüd, kui ma tulin Tartusse tööle, ma sain teada, kui palju on meil turvakodusid, lastekodusid. Mul ei olnud üldse õrraimu, aga ma arvasin, et lihtsalt ma teadsin mingit tilsit, on ja sisuliselt võib-olla oligi, võib-olla Tallinnas ka midagi on ja oligi kõik, aga et nagu meil Tartu linnas on juba nii palju turvakodusid ja need on tegelikult kõik täis. Ja eelnevalt, kui ma arvasin, et turvakodudes ongi lapsed, kellel ei ole nagu päriselt vanemaid, siis tegelikult tänaseks päevaks on see olukord selline, kus on väga palju noori seal, kellel tegelikult on pere, aga ongi see, et kas see pere ei saa hakkama nende lastega või siis ongi, et on ka kahjuks juhtumeid, kus lihtsalt vanemad lähevad lahku, tekib uus pere ja siis eelnevalt suhtest tulnud laps jääb jalgu. No, need on karmid näited, aga see on nagu reaalsus. Ja ma jooksis vaja kokku. Aga see vist ongi nagu see koht, kus empaatiavõime tegelikult tuleb väga tugevalt mängu. Et sellist asja ilmselt ei saa teha, kui sa... Jaa, absoluutselt. See on selles mõttes kindel, et ma kasutan noorsoopolitseinik, siis on võib-olla kõigile natukene kergem aru saada. Sa pead päriselt tahtma noortega tegeleda, sest lihtsalt niisama, et tahaks teha mingit tööd. Selle ametikoha peal ei toimi see, et sa päriselt pead tahtma seda ja see ongi see, et väga paljud kolleegid ütlevad ka, et nemad ei suuda noortega tegeleda, nad ei oska nendega rääkida ja nad ei tahagi võib-olla rääkida, et neile sobibki selline võib-olla vanem generatsioon. Et see on üks asi, kui sa mõtled tulla nii-öelda noorsoopolitseinikuks, et sa pead päriselt tahtma noortega tegeleda. Ja üks asi, mis on ka, millest ma olen aru saanud, et kui me tihtipeale vingume enda elu üle, et see on valesti, tahaks seda, tahaks toda, siis tegelikult, kui seda tööd teed ja käid igal pool, kas siis kodudes või vestled noortega, siis sa saad aru, et tegelikult ise elad ikkagi ideaalset elu ja tegelikult ei tohiks nagu mitte millegi üle kurta, sest tegelikult elu on ilus, vaadates, et mõnel võib-olla see ei ole nii ilus. No mida sa oma nii-öelda politseitöö karjääri jooksul oled õppinud? Võib-olla enda kohta midagi või midagi, millest sul polnud nagu õrna aimugi eelnevalt. Üks asi sa tõid välja on see, et kui palju turvakodusid või lastekodusid üldse näiteks Tartus juba on või millised need olukorrad teistes kodudes on. Kas lisaks nendele asjadele on veel midagi, millest sul polnud võib-olla õrna aimugi või enda puhul oled midagi märganud, et tänu sellele või... Ütleme, et seda tööd tehes muutud võib-olla natuke rohkem enesekindlamaks, sa oskad inimestega rohkem suhelda,
et võib-olla see, kui ma alguses tööle läksin, siis ei julgenud ma mingit telefone vastu võtta, ei julgenud ma ise kellelegi helistada, et selline hästi kinnine olid võib-olla, et aga praegu on täpselt see, et nagu ma pean nii palju esiteks telefonikõnesid tegema, koolides käima, loenguid andmas, et see kuidagi kasvatab sind ka, et sa oled kuidagi julgem inimestega suhtlema ja see arendab nagu ja siis sa tegelikult oled nagu justkui selline multitaskija, et lisaks sellele, et sa oled noorsoopolitseinik, sa oled ka kohati õpetajas, sa käid mingid loengud andmas, sa kellele meist on ju muidugi meeldiks telefoniga helistada, isiklikult ka väga ei võõrastele numbritele nagu just kõnesid teha ei aga see töö annab selle, et nagu sa mõtledki, et ma pean selle tegema ja hetkel see enam ei ole probleem. Ja ma mõtlen seda, et mul on juba vahepeal raske nagu perearsti numbrit valida, ja need numbrid, mida sina pead ilmselt valima ja need teemad, millest sina pead rääkima, on ju umbes 5 korda nagu raskemad selles mõttes, et sest kunagi ei tea, mis sealt telefonist vastu võib tulla selles mõttes, isegi nii-öelda noorte vanematega suheldes, et on täiesti seinast seina ja sa kõlad rääkides ka hästi enesekindlalt ja seda on ääretult tore kuulda, kuid kas on ka neid päevi, kus sa mõtled, et nagu pekki küll, miks ma seda teen? Või... Absoluutselt. Nii nagu ma eelnevalt mainisin ka, et meil kõigil on mingid langused vahepeal ja võib-olla see ongi sellest, et kui töökoormus on meeletu, lihtsalt ongi see, et mitte sellest, et meil oleks nii-öelda ametnikke vähe. Alati on hea, kui on neid rohkem, aga pigem ongi lihtsalt see, et mingid perioodid on, kus tuleb hästi palju tööd, siis see tekitab kuidagi sellist frustratsiooni. Ja samas on vahepeal ka lihtsalt hästi sellised kurvad juhtumid, mille sa võtad võib-olla nagu nii palju hinge ja siis sa lähedki koju ja siis sa ei suuda nagu sellest välja tulla, et aga siis ongi see, et kas hakkad siis mõne enda hobiga tegelema või räägid mehega kodus, lihtsalt, et saada kuidagi ennast sellest välja, et jaa, on hästi palju raskeid hetki ka juba nende juhtumite osas, aga mida aeg edasi, seda rohkem sa oskad ennast kuidagi sellest välja lülitada ja sa saad aru sellest, et sa ei saa kogu maailma nii-öelda valu endale võtta, et sa pead oskama natukene seda tõrjuda ka. No sina oled naine, suure tähega naine ilmselt. Kuidas on politseis töötada naisena? On see populaarne naiste hulgas või pigem on see, et teised töökaaslased vaatavad viltu, et sa oled nüüd naine, miks sa siin oled? Ma arvan, et võib-olla seal 10 aastat tagasi või rohkem oleks olnud selline, et vaadatakse, et naine, mida sa siin teed. Aga täna sellist vaatamist nii-öelda ei ole, et see tundub täiesti normaalne, et naisterahvad ka töötavad ja ütlemegi, meie alal on hea, kui on ka ikkagi naisterahvaid, sellepärast et vahepeal ongi lihtsalt nende noortega vaja natukene teistsugust lähenemist, et kõigile ei sobi need meesterahvad. Et ma arvan, et meie alal on pigem see nagu positiivne, et on naisterahvad ja samas ma ei ütle ka, et patrullis peaksid kõik mehed olema. Lihtsalt vahepeal on, et naine suudab neid olukordi lahendada võib-olla natukene teistmoodi kui meesterahvad, aga kindlasti seal on ka mingid negatiivseid pooli, et võib-olla naisi püütakse kuidagi rohkem võib-olla mõjutada või siis öeldakse, väga paljud mehed ütlevadki, et sa oled naisterahvas, et ma ei pea sulle alluma näiteks, aga ma arvan, need on pigem sellised mitte igapäevased juhtumid. Aga kui populaarne see näiteks Tartumaal on? Et kas sa tead, kui palju sul on kolleege? Ja, naisterahvaid. Joo, meil on ikka palju neid selles mõttes, et see ei ole selle, et ma arvan, et meil endal grupis on vist pooleks äkki isegi. Et on nii naisi kui mehi ja Seda on nii nagu äge kuulata, sellepärast, et ma arvan, et aegade alguses see politseiniku amet on olnud väga selline füüsiline ja selline jõuline ja et sul peab olema nagu väga suur selline enesekindlus, et midagi öelda ja olla, et see on meeletult äge, et järjest rohkem, eriti ka noori siis tüdrukuid või naisi mõtlevad selle peale, et minna nagu politseinikuks, et mis on ju väga suur osa meie julgeolekust, mis on väga suur osa sellest, et meil oleks nagu hea ja seadustest
peetakse kinni, on ju, et selles mõttes kuidagi nii äge, et aga kuidas sa ise selleni jõudsid? Kas see oligi nagu see, et sa oled väiksest peale teadnud, et sa tahad olla politseinik või et sa mõtlesid, et ma olen juuksur, aga siis järgmisel hetkel, et oi, nüüd ma olen siin, õpin politseinikuks? See on hea küsimus. Gümnaasiumi, kui ma lõpetasin gümnaasiumi, ma tegelikult ei teadnud üldse veel, mida ma teha tahan. Ma olin täiesti lost, nagu ma ei kujutanud ette ka, mis mulle sobiks. Ja siis ma lihtsalt otsustasin, et ma lähen kooli, aga täiesti teist eriala ja minu tol hetkel see eesmärk oli ka, et ma lähen täiesti mingit võõrast eriala õppima, millest ma ei tea mitte midagi. Ma käin ära, vaatan ja siis mõtlen edasi. Ja siis peale seda, kui ma võtsin mingi eriala, millest mul polnud õrna aimugi, siis selle aja jooksul ma tundsin, et ma võiks minna Sisekaitseakadeemiasse. Aga see mõte ka võib-olla tuligi pigem sellest, et kuna mul suguvõsas on hästi palju ametnikke, et mu täditütred mõlemad on politseiametnikud, mul on endal kaksikõde, kes on täpselt samamoodi politseiametnik, et mul on olnud isa politseiametnik, et meil kuidagi on see juba perekonnas, et võib-olla see ka oli kergelt kuidagi nagu kallutas selle eriala suunas. Aga tol hetkel ma lihtsalt mõtlesin, et ma lähen, eks ma siis vaatan edasi, mis saab. Aga peale kooli lõpetamist ma läksin üldse sellist täiesti teistsugust ala tegema, et ma olin piirivalvur. Töötasin päris omajagu aega Eesti-Vene piiri peal, enne kui ma tulin siis Tartusse. Väga äge. No me oleme rääkinud, et sa oled noorsoopolitseinik ja nüüd, kui minnagi võib-olla natuke spetsiifilisemaks siis, ja rääkidagi noortega seotud teemadel, siis mis on hetkel võib-olla kõige aktuaalsemad probleemid noorte seas? Kui võtta nagu seda aastat, mida on tegelikult olnud imevähe, et aga mis on sellised minu töölaual hästi, hästi suured probleemid või juhtumid, on koolikiusamine, mida on just sellel aastal tulnud meeletult palju. Mitte seda, et eelmistel aastatel ei oleks seda, aga juba aasta alguses on päris palju seda olnud. Ja need on sellised kõige keerulisemad juhtumid tegelikult sellepärast, et neil ei ole konkreetset lahendust. Et see ei ole selline asi, et ma lähen kooli ja ma lahendan selle asja ära, vaid see on selline hästi-hästi pikk protsess ja hästi palju pead mõtlema, et kuidas, mida teha, et see asi laheneks. Lisaks on hästi palju varguseid meil kahjuks. Neid on tegelikult päris palju. Siis narkootikumid on selline üsna levinud teema meil noorte seas. Kui varasemalt oli selline alkohol, mida oli hästi palju, seda on praegu ka, aga väga paljud noored on läinud alkoholi pealt narkootiliste ainete peale. Nad ise ka ütlevad, et me ei viitsigi enam juua, et seda ainet on palju lihtsam teha, aga lõppkokkuvõttes need sõltuvused on kiired tulema. Ja hästi populaarne on meil muidugi ka suitsetamine ja tänapäeval on see veip või sigaret, millega me võitleme. No see on täpselt nagu tuuleveskitega, et seda on lihtsalt nii meeletult palju, seda on koolides tohutult palju ja need pulgad, vidinad kõik vilkuvad ja mida nad kõik teevad ja mis maitsed neil on, et need lihtsalt tõmbavad neid noori nii meeletult palju. Et see on ka üks selline probleem, millega on päris keeruline tegeleda tegelikult. Eks sa mainisid, et selle aasta jooksul on väga palju olnud koolikiusamise siis olukordasid või juhtumeid. Kui palju nendest on seotud ka küberkiusamisega? Ja kas üldse on tänapäeval küberkiusamine? Jaa, eks ikka on seda küberkiusamist ka, aga üldjuhul on see ikkagi paralleelselt nii-öelda selle tavakiusamisega. Et võib-olla meile, ütleme väga palju meile ei laeku, et võib-olla ongi see, et otse lähebki veebikonstaablile, et kes on meil väga-väga pädev sellel alal, et need juhtumid lähevad temale, et aga on olnud selliseid piltide jagamisi, millega siis pöördutakse meie poole ja siis me püüame siis koos veebikonstaabliga neid lahendada.
aga neid on selles mõttes, aga me ikkagi üritame hästi palju teha seda ennetust, rääkimas käia ja kuna mina ise ei ole selle küberteemal väga tugev, et siis me alati ikkagi suuname veebikonstaabli poole, aga see, mida mina võib-olla noortele ütlen, ongi see, et mõelge 10 korda, enne kui te midagi kuskile postitate, endast piltide saatmine, väga populaarne meil see, et on noored, poiss ja tüdruk, kes on siis koos, jagatakse endast selliseid intiimseid pilte ja siis lõpuks, kui see paarikene läheb lahku, siis tihtipeale hakkavad need pildid oma elu elama ja siis sellest kasvab hästi suur probleem ühel hetkel. Et see on võib-olla see, mida ma paneksin noortele ikkagi tugevalt hinge peale, et päriselt mõelge, mida te kuskile postitate ja täpselt samamoodi ka, kui te kuskile kirjutate midagi, et mõelge, kas see on vajalik, mida te sinna postitate, sest nii nagu ma eelnevalt ütlesin ka, kõik see jääb kuskile, kõik seda on võimalik välja võtta, et lihtsalt kui me tahame elada rahulikult edasi, et siis on mõistlik mitte teha selliseid asju. Kui sa rääkisid, et sa ei ole võib-olla küberkiusamise selline spetsialist, aga mis sa ütleksid noortele, et kuidas ennast kaitsta? Et lisaks sellele, et mõtle enne, kui sa postitad, mis on sellised olulisemad võib-olla väljavaated veel, mida noored peaksid kindlasti silmas pidama? See oli küsimus, mida ma kodus eile mõtlesin ja siis küsisin enda elukaaslaselt, et mida tema vastaks selle peale. Siis tema ütles sellise konkreetse lause, et ära käi internetis. See on aga tänapäeva noortele seda öelda, et ära käi internetis, siis ma ei kujuta ette, mis sealt tuleb. Aga ma arvan, et kuidas ennast kaitsta ongi ilmselt see, et vaadate väga tugevalt enda profiil üle, see, kuidas sa üldse käitud seal internetis. Ja see kiusamise osa on täpselt selline, et mina isiklikult, kui keegi peaks mulle midagi sellist kirjutama, ma ignoreeriks seda. See tähendakski minu puhul seda, et ma blokeeriks selle inimese ära, et ma ei annaks talle seda ainet juurde, et ta saaks mind veel rohkem. Et üldjuhul on ikkagi see absoluutselt inimeste, loomade kõigega, kui sa ei tee nendest inimestest välja või loomadest näiteks, siis ühel hetkel nad lõpetavad ära selle, sest nad vaatavad, et ta ei reageeri, mul ei ole enam mõtet midagi edasi teha, siis võetakse ära nii-öelda järgmine uus ohver. Et võib-olla ongi kõige mõistlikum mitte anda seda ainest juurde, et lihtsalt ongi blokeeri ära ja kui see asi on ikkagi väga selline julm, siis ongi ikkagi veebikonstaabli poole pöördumine. Mul tuli sellega kohe meelde, mu vanemad elavad keset metsa põhiliselt ja neil on olnud kokkupuuteid karuga ja ma mäletan, et mul vanemad just rääkisid suvel, et arutlesid omavahel, et kuidas siis ikkagi, et kui nad seal peaksid oma ette seal üksinda seal metsas olema ja see karu tuleb, et mida siis teha, siis nad ütlesid, et või mu ema ütles, et tema käib kas ta laulab või siis ta paneb muusika tööle, ehk siis ta nagu on sellest karust nagu üle, ehk siis minu meelest see on tegelikult väga hea selline metafoor, mida kasutada, et ära tee välja ja ole üle sellest, et kuigi see on nagu raske, siis samal ajal on võimalik ju otsida mõni õpetaja või keegi väga lähedane inimene, kellele rääkida, et sind kiusatakse, aga sellel hetkel võib-olla on väga oluline olla, ütleme targem siis, et sa oled palju targem. Aga koolikiusamine ikka ja jälle, see on meil aastakümneid olnud, vahepeal lihtsalt liikus see ka internetti. Millised on koolikiusamise sellised levinumad ämbrid, et kuidas ikkagi siis sõbralikult läbi saada, mitte üksteist põmitada? Ma ei tea, kas see on üldse sõna, aga mõtlen nii, nagu ma eelnevalt ütlesin ka, et need on sellised hästi keerulised juhtumid ja need ongi kuidagi täiesti case by case lahendused, et oleneb, kui sügaval see teema on juba, et kui see on tõesti lihtsalt selline, et korraks mindi omavahel tülli ja siis sellest tekkis selline kiusamise faas, et seal on lihtsalt see, et me saamegi kõik ümarlaua taga kokku ja vestleme ja saavad mõlemad osapooled enda tunded ära rääkida ja lõpuks, kui nad selle nii-öelda kõva häälega välja ütlevad, siis nad saavad aru ka, et tegelikult ei olnudki seal midagi väga hullu, räägivad omavahel ära, kellele miski ei meeldinud ja tegelikult lepitakse seal samas laua taga ära ja minnakse sõbralikult
koos uksest välja, aga on ka juhtumeid, kus lihtsalt võetakse üks noor klassist ilma mingisugusegi põhjuseta. No mõtle, meil on olnud sellised, kus sa näedki, et no nii imearmas tüdruk on ja teda lihtsalt terve klass kiusab ja sa ei saa aru nagu, miks. Ja see küsimus jääbki nagu õhku, et miks, aga ja siis selle sama juhtumi puhul, kus ma rääkisin sellest imearmsest tüdrukust, oli ka lihtsalt see, et see tüdruk oli tark, osav, oskas kõike, teadis kõike ja klassil oligi lihtsalt selline kerge kadedus ja siis otsustati, et palju lihtsam oleks siis seda tarka tüdrukut kiusata. Aga seal oli selles mõttes tüdruk niivõrd tugev ise, et ta ei läinud selle kiusamisega kaasa, vaid oligi sirge seljaga ja kui me selle klassi ees seisime ka, siis ta ütleski, et ma tahaks selle siinsamas ära lahendada koos politseiga, et me saaksime kõik koos selle koolitee lõpuni käia. Ja väga palju nende samade kooli kiusamiste puhul, kui me käime rääkimas noortega, siis me toome selliseid hästi tõsiseid või karme näiteid, kuhu see kiusamine võib lõpuks viia. Ongi täpselt see enesetappudeni näiteks, mis ongi väga, väga suur probleem meil ka tegelikult. Ja kui me toomegi selle näite, et kas teie klass tahate olla selles süüdi, et üks noor on endalt elu võtnud selle pärast, et teie olete kiusanud teda. Ja mõtlen, päris palju klasse on nii-öelda tõsiseks tõmmanud ja peale seda meie vestlust on need asjad maha rahunenud. Et see on kurb, et me peame nagu nii karme näiteid tooma, aga tihtipeale see võib-olla paneb neid, mitte võib-olla, et päris kindlalt paneb neid mõtlema, et teine probleem või nii-öelda üks probleemidest ka, kui me eelnevalt rääkisime, mis on, et on ka tegelikult need enesetapud. Et noored väga kergekäeliselt võtavad endalt elu. Ja üks probleemidest ongi see kiusamine, millega nad ei tule lihtsalt toime. Ja nad ei räägi ka, nad on niivõrd kinnised, et püüavadki ise hakkama saada, aga lõpuks ongi see, et kõik on juba nii palju, et on lihtsam. See on tohutult oluline teema ja oluline valdkond, sellepärast, et väga palju võib-olla kiusajad mõtlevad selle peale, et ära kui tehku välja mu sõnadest, on ju, et mis see siis ikka on ju, aga tegelikult see läheb meeletult palju inimesele hinge ja see, kui palju see võib inimest mingis suunas mõjutada. Mul on lihtsalt väga suur austus sinu kui noorsoopolitseiniku vastu, sest see, mida sa räägid, see on tohutult karm ja sellega ilmselt igapäevaselt tegeleda on nagu lihtsalt väga-väga raske. Ja ma arvan, et ka alguses kindlasti oli see ilmselt mingil hetkel see, kus sa lihtsalt tundsid, et nüüd ma nutan ja no lihtsalt on kõik, et ma ei jaksa enam, et ma ei saa, aga ometigi sa oled siin ja see näitab seda, et nendel teemadel tuleb rääkida, nendel teemadel peab rääkima noortega ja noortele peab näitama, et millised on need tagajärjed. Tihtipeale tulebki neist tekitada see empaatilisus, et lihtsalt panemegi noored selle kiusatava rolli, et kuidas tema tunneks, kui temale niimoodi öeldakse või temaga niimoodi käitutakse ja siis nad püüavad siis mõelda, et kuidas nemad tunnevad ennast. On ka noori selles mõttes, kes ütlevad, et ta on täiesti ükskõik, aga samas siis küsid, et kas sul ikka on päris ükskõik. Et püüad nad mõtlema panna, päriselt nagu mõtlema panna, et need ongi sellised teemad ka, kus me võtamegi aega ja istumegi maha ja vestleme nii kaua, kuni me tunneme, et kuskilt poolt võiks juba midagi hakata koitma. Et see on selline, nii nagu ma ütlesin ka eelnevalt, selline hästi pikk protsess. Aga eks see on selles mõttes kõike me ei saa päästa. See on karm tõsiasi, aga me omalt poolt anname võimalikult palju. Ma ei tea, minu ajal olid need põhilised põhjused olidki see, et keegi oli liiga tark või keegi oli klassi narr, kehakuju kindlasti on üks väga suur asi, mida mina oma kooli ajast mäletan, riietus, ma ei tea, kas sa kannad firmariideid või sa ei kanna firmariideid,
kas tänapäeval on üldse midagi uut veel tulnud nagu sellise nii-öelda põhjusena, miks kiusatakse või need on ikkagi kõik need ikka ja jälle need samad, et inimene võib-olla ei ole rahul iseendaga või ta ei ole rahul millegiga ja sellepärast hakkab teist kiusama. Et vahepeal on tunne, et need noored, kes kiusavad, on ise lihtsalt niivõrd katki ja nad ei oska muud moodi ennast välja elada, kui siis otsivadki kellegi, keda kiusata. Et kui me hakkame seda tausta uurima, siis lõpuks ongi see, et tal on endal kodus näiteks hästi range kasvatus ja tal ei ole võimalik kodus ennast kuidagi välja elada. Ja või siis ongi see, et lihtsalt näiteks kodus isa ongi nii range ja laps tunneb kuidagi ülekohut ja siis ta tuleb ja elab selle kogu viha koolis välja. Et see ei peagi olema sellest, et kas keegi on tark, peenike, paks, vaid lihtsalt ongi see, et tema enda emotsioonid on lihtsalt nii tugevalt üle juba, et ja siis ta püüab neid maandada ja siis nad maandavadki seda kiusamise ja üritavadki seda teist osapoolt panna tundma niimoodi, kuidas tema ennast tunneb, aga nad tihtipeale ongi see, et nad ise ei tunnista seda. Jah. No kuhu ja kuidas pöörduda, kui sind kiusatakse võib-olla koolis ja kui sind kiusatakse kübermaailmas, küberinternetis, kuidas? Esimese asjana soovitaksin ikkagi koolis ka siis klassijuhataja poole pöörduda, sotsiaalpedagoogi poole pöörduda, sest meil on Tartu linnas kõik koolid ära jaotatud noorsoopolitseinike vahel ja meil on hästi tihe koostöö sotsiaalpedagoogidega, et nemad alati võtavad meiega ühendust, kui mõni probleem on, et noored alati saavad kooli poole pöörduda. Lisaks on ka olemas politsei.ee koduleheküljel piirkonnapolitseinike kontaktandmed, et saab alati ka pöörduda nii-öelda otse meie poole. Saavad kirjutada, kui ei taha helistada, saavad kirjutada meili, et meil on olemas telefoninumber, meiliaadress ja mina isiklikult ja ma olen ka veendunud, et kõik minu teised kolleegid vastavad meeleldi. Kõik need noored, kes mõtlesid, et nüüd peab helistama, see nagu kirjutada saab ka. Saab kirjutada ka. Ja sellest võib-olla saabki noortele anda märku, et ülioluline on rääkida. Ja, absoluutselt. Et mõtlen, et meil on väga palju selliseid koolikiusamise juhtumeid, kus lõpuks tuleb välja, et on noor 5. klassis on ja see kiusamine on juba alguse saanud 1. klassist ja siis me mõtleme ka, et miks me nii kaua venitame, miks me rikume selle noore selle kooliteed sellega, et ta peab igapäevaselt tegelema sellega, et keegi kuskil kiusab teda. Et see on, et alati tuleb rääkida, isegi kui on üli raske, siis võtta see arvuti kätte või siis telefon, sest nagu nii on see noortele juba külge klammerdunud. Võtta see meiliaadress ja kirjuta. Mõtlen, et alati ei pea rääkima, saab ka kirjutada ja me saame leida lahendusi. Et vahepeal on isegi vajadust kooli vahetada, aga see annab ka mingi tulemuse. Et nii nagu ma ütlesin ka, meil peab olema hea lapsepõlv koolis, sellepärast, et kui me suuremaks kasvame, siis tuleb nagu nii neid muresid nii või naa, et selline lapsepõlv kooliaeg võiks olla ikkagi selline helgem hetk elus. Siinkohal ma tahaks öelda ka, et ega te ei vaata ju kirjavigu, nii et sa ei pea mõtlema selle peale, et kuidas sa kirjutad või kas see kiri on korrektne või et see on täiesti okei, kui sa kirjutad ka lihtsalt, et sellised nagu sa kirjutad ja selles mõttes, et ma lihtsalt mõtlen, et vahepeal endal on nagu mingitel hetkedel see, et ma pean nüüd olema ülikorrektne või midagi, aga täiesti vabas vormis, täpselt nii nagu tuleb, ei pea olema kirjavahemärke isegi mitte, küll me aru saame, mis see noor öelda tahab. Aga mida sa soovitaksid meie kuulajale, kes mõtleb nüüd, et issand, kui äge amet on see noorsoopolitsei ja kuidas selleks üldse saada ja kuhu sa minema pead, kus sa kandideerima pead, kas see käib lihtsalt nii, et lähed Sisekaitseakadeemiasse, õpid politseinikuks ja siis oledki noorsoopolitseinik või kuidas saada noorsoopolitseinikuks? Nii, esmalt, kui sa mõtled selle peale, et sa tahaksid, siis absoluutselt mine proovi, et kui ei proovi, siis ei saa teada, aga kõige olulisemad, nii nagu me enda noortele ka räägime, et kui sa tulevikus tahad minna näiteks Sisekaitseakadeemiasse, siis üks olulisemaid punkte on see, et sul peab olema tegelikult laitmatu taust. Siis väga paljud noored, kes meil näiteks esmakordselt jäävad sellise alkoholi tarvitamisega vahele, siis nende jaoks on, või esimene küsimus on see, et aga kas ma nüüd enam ei saa,
ja siis me peegeldame seda, et kui see asi jääb ühekordseks ja see oligi tõesti proovimine, siis see veel ei riku seda võimalust ära, aga kui sa järjepidevalt toimetad ja oled politsei vaateväljas, siis kahjuks sinule jäävad need uksed kinni. Et hästi oluline on see laitmatu taust, sellepärast et politseikooli astudes tehakse taustakontroll ja üldjuhul tehakse see siis sinule kui ka sinu lähedal olevatele inimestele. Siis lisaks peab sul olema keskharidus või siis sellele sarnanev haridus. Pead olema teinud eesti keele eksami, kui eesti keele eksamit teinud ei ole, siis saab ka seal koha peal teha selle. Siis on füüsilised katsed ja kutse sobivusvestlus, mis siis annab neile selle ülevaate, et kas noor on valmis kooli astuma või mitte. Et siinkohal ma ütlengi, et on valmis, et ma arvan, mitte keegi kunagi ei saa öelda, et ta ei sobi sellesse ametisse, vaid lihtsalt ongi see, et kas ta on hetkel veel valmis seda teekonda läbi käima. Et mina kunagi kellelegi ei ütle, et sina ei sobi selle ala peale, alati tuleb proovida, aga lihtsalt on see, et mõni hetk on parem kui teine. Nii, ma kiirelt vaatan, ma võtsin selle lahti endale ka. Kas politsei või see Sisekaitseakadeemia, kui sa õpid seal politseinikuks, siis kas sul on võimalik ka spetsialiseeruda, et sa lähedki edasi õppima näiteks mitmeks aastaks või see käibki nagu nii-öelda, et sa õpid politseinikuks ja siis sa saad nagu tööalaselt spetsialiseeruda? Koolis on niimoodi, et kui sa lähed kõrgharidust omandama, siis see on 3 aastat ja ma nüüd ei ole just kõige pädevam sellele võib-olla vastama, et aga seal on suunad, mida sa saad siis 3. aastal valida, kas on siis kriminaalpolitsei või on siis patrullpolitsei äkki. Selles ma nüüd päris kindel ei ole. Et need on sellised suunad. Ja kui sa tahad kutsehariduse osas, siis on 1,1 aasta 6 kuud. Käid selle kooli läbi ja saad meile tööle tulla nii-öelda. Kas kohe noorsoopolitseinikuks, see võib-olla on selline küsitav ja mina ise kohe ei soovitakski tulla selle ameti peale, mida sa võib-olla oled mõelnud, sellepärast et alguses on ikkagi hea, kui sa saad sellise põhja alla näiteks patrullpolitseiniku ala tehes, sest sa näed ära juba, kuidas mingid asjad toimuvad. Ja siis on alati sealt võimalus redelist ülespoole tõusta nii-öelda, et kas sa tahad siis minna uurijaks või siis ongi noorsoopolitseinikuks või siis mõneks muuks nii-öelda ala. Jah, et valikut on. Ja samas on ka nii nagu eelnevalt ütlesin piirivalvesuund, mis on ka üli põnev tegelikult, et väga paljud noored võib-olla ei tea sellest piirivalve asjast midagi, et aga tegelikult see on ka hästi põnev. Ma arvan, et ma mõtlen ise, et kui mina oleks nagu mingi 15 ja kui ütleb mulle, et on selline asi nagu piirivalve, siis ma mõtleks, et 3 inimest seisavad täpselt seal nagu piiri peal ja nad lihtsalt vaatavad, et keegi ei tuleks mitte kuskilt, et aga ma arvan, et see tegelikult ei ole nii. See tegelikult ei ole nii. Et sa seisad seal ja vaatad oma vahetust, aga ma selles mõttes olen nõus sellega, et võib-olla, kui sa ütled, et kohe ei ole mõttekas minna sellele ametikohale, mida sa võib-olla tahaksid teha, sellepärast, et väga oluline on ju politseiniku töös, et sa tegelikult oled kokku puutunud või sa tead asju, et kui sa lähed ikka päris niimoodi, et eile ärkasin ja täna olen politseinik, et siis vist läbi ei löö. Nii nagu minagi, kui ma lõpetasin kooli ära, ma arvan, et ma ei oleks olnud valmis kohe hakkama tegelema nii-öelda noortega. See oli küll minu mõttes, aga ma tundsin, et ma pean veel midagi muud tegema, ennast selles valdkonnas arendama. Mõtlen nii, nagu ongi kõik see suhtlus, arusaamine asjadest ja mida aeg edasi, seda rohkem sa hakkad mõistma, et nüüd oleks aeg siis hakata tegema seda, mis mulle nagu väga-väga hingelähedane on. Aga me oleme nüüd rääkinud siin sellest politseiniku tööst ja nendest noorte probleemidest, et mis igapäevaselt esile kerkivad ja mis tunne on ikkagi olla naisena politseinik ja kas neid sõõrikuid siis süüakse või mitte. Aga
sa oled mainisid siis, kui sa ütlesid, et Sisekaitseakadeemiasse mine, see on sul vaja teha ka siis kehaline test, füüsilised katsed, jah, tähendab kehaline test, ma jumal issand. et sa pead olema vormis nii füüsiliselt kui ka vaimselt, et kuidas sa teed seda, kuidas sina hoiad oma füüsilist ja vaimset vormi? Need mõlemad käivad minul nii-öelda käsikäes jõusaalis. Et nüüd ma olen sellega nii-öelda päris tõsiselt tegelema hakanud. Kui varasemalt ma käisin lihtsalt kuidagi tunde järgi, siis nüüd ma kuidagi tunnen, et see aitab mul nii-öelda füüsiliselt paremas vormis olla, kui ka vaimselt ma saan ennast trennis olles maandada. Et nii nagu me rääkisime enne selle alustamist siin, et ma ärkasin täna kella 5 ajal, 6 ajal olin juba jõusaalis ja siis kell 8 olin tööle, aga ma ütlen, et see annab nagu päevale nii palju juurde. Ja ma tunnen ennast kuidagi terve päeva jooksul tunduvalt särtsakamana kui võib-olla siis, kui ma ärkan üles ja lähen otse tööle. Et, ja see on mulle väga südamelähedane, mulle väga meeldib trenni teha, mulle meeldib, kui ma jõuan teha rohkem, kui võib-olla oleks jõudnud seda mõned aastad tagasi. Kuidas sa need nõuda? Et üks asi on see trenn, teiselt, kuidas sa neid halbu mõtteid või neid raskeid olukordi suudad maandada? Mis on veel, mida sa võib-olla teed? Et või ongi see, et lähed töölt koju ja magama ja ülesse ja trenni? Unetund on viimasel ajal kuidagi väga väheks jäänud, aga pigem ongi selline trenni tegemine, lähedastega koos olemine, võib-olla käid jalutamas, mul on imearmas pisikene kutsu, kellega mängida, et kes võtab ka mult hästi palju pinget ära. Ja ongi võib-olla selline kinos käimine, sõpradega olemine, käid vahepeal, mängid kuskil midagi, et selline nii-öelda elad nii-öelda enda elu ka lisaks sellele, et sa teed võib-olla sellist natukene raskemat tööd. Ehk siis tegelikult lisaks sellele, et sa oled politseinik, sa oled ikkagi päris inimene ka ja sa ei ole lihtsalt noorsoopolitseinik ja siis lähed koju, vaid et sa päriselt elad oma eluga. Mis on naljakas, et mina väiksena mõtlesin küll, et kui ma vaatasin mingeid poemüüjaid või üldse ükskõik, kui ma käisin kuskil oma emaga, siis mul oli ka alati see, et nendel küll ei ole oma elu, et meie siin käime kinos ja ma ei tea, söömas, aga nemad ei tee mitte midagi, aga et tegelikult et käid kinos ja naudid, et selles mõttes teeme kõiki neid asju, mida nii-öelda tavainimesed teevad. Aga kas, mul nüüd just tekkis küsimus, et kas mõni noor on sind ära ka tundnud, kui sa käid kinos? Kinos, kuskil kaubanduskeskuses, no muidugi on selles mõttes ka, et väga paljud ütlevad, et kui sa võtad vormi sellest ära, et siis on nagu väga raske ära tunda sind, et hoopis teine inimene, aga väga palju noori on ka, kes tunnevad sind ära ja sa tunned ise ka tegelikult väga palju noori ära, kellega sa kas oled palju tegelenud või siis on selliseid noori, kelle võib-olla lugu on sulle jäänud nagu nii hinge, et siis sa kuidagi tunned tema ka kohe linnapildis ära. Ehk siis selleks, et võib-olla mitte kedagi ära tunda, peaksid sa minema siis kuhugile teise linna? Ei peaks? Ma üldse ei muretse selle pärast, et mul on väga tore näha noori ja väga tore on see, kui nemad ära tunnevad ja tulevad juttu ajama ja mõni tulebki, ütlebki, et tal läheb kõik hästi ja ta on muutunud ja need on sellised hästi mõnusad edulood võib-olla, kus noor ise tuleb ütlema, et tead, ma mõtlesin, et ma ei viitsi enam tegeleda selliste asjadega, mis mulle probleeme tekitab, et tahaks hakata nii-öelda normaalset elu elama ja siis mõtledki, et lõpuks, vaata, sul oli vaja endal selleni jõuda, et meie võisime rääkida siin kõik maad ja ilmad kokku, et aga lõpuks on ikkagi see, et sa pead ise aru saama nendest asjadest. No nüüd läks küll süda väga soojaks nagu muldes. Ma võib-olla olemegi vaikselt jõudnud siia nagu lõpu poole, et kas sa ise oled kunagi noortekeskuses käinud? Selline huvitav küsimus küsiti meie sotsiaalmeediast. Tegelikult on selline huvitav vastus sellele ka, et ma olen lausa töötanud noortekeskuses kunagi aastaid tagasi, enne kui ma Sisekaitseakadeemiasse läksin. Ma õppisin turismikorraldust ja selle raames oli vaja praktikale minna, siis mina valisin noortekeskuse. Et käisin praktika raames noortekeskuses ja enda mäletamist mööda isegi natukene jätkasin seda teekonda seal, kuni siis astusin Sisekaitseakadeemiasse. Et tegelikult suuresti tuli sealt ka see nii-öelda
armastus tegeleda noortega, et ma juba seal nägin seda, et mitte ükski noor ei ole halb, paha, vaid lihtsalt neil on tunded, millega nad ei suuda toime tulla ja siis nad lihtsalt teevad asju, mis võib-olla ei ole just kõige mõistlikumad või siis teevad teistele halba või paha. See on ütlemata ilus mõte, millega tänane podcast ilmselt kokku tõmmata, et ükskõik, mis see noor võib-olla korda saadab või mis ta seal peas toimub, et see ei tee temast halba inimest, et see on tegelikult... Ja, kindlasti mitte. Et see on tegelikult see, mis toimub tema peas. Mul on olnud väga suur au, nagu ma olen seda ka siin maininud, seda podcasti sinuga täna teha ja ma tõesti loodan, et mõni meie noor, kes seda kuulab ja võib-olla läbi selle julgeb kas rääkida oma muredest, julgeb pöörduda kellegi poole või kaalub ka seda, et tema tahaks ka kunagi sama vinget, kuid väga samal ajal võib-olla keerulist ametit pidada. Aitäh sulle täna tulemast, ma loodan, et sa püsid selle töö juures ja sul see sära ja see särtsakus ei kao. Et sa ikka naudid ja jätkad ja üritad seda noorte maailma siiski lillelisemaks teha, ütleme nii, ma ei taha, et ilusamaks öelda, sest... Mina tänan teid kutsumast ja ma ütlen, et noored veel niipea minust lahti ei saa. Seda on tore kuulda. Selles mõttes, et ma ise nagu võib-olla noorena oleksin ka tahtnud nagu kuulda seda, et on inimesi, kes ei ole valmis nagu minust lahti laskma või et on inimesi, keda ma võib-olla ei kohta igapäevaselt, kui nad hoiavad võib-olla mul silma peal või tegelevad selliste teemadega, millega noored on nagu pahuksis või nagu kuskil halvas kohas omadega. Et ma loodan, et noored, kes veel ei ole millegiga sinu juurde sattunud, võib-olla seda ka ei satu, aga nad teavad, et kui on vajadus, siis nad saavad alati pöörduda. Nii palju, kui ma olen öelnud näiteks koolides, et ma loodan, et kui me näeme, siis me näeme positiivsetel nootidel, ongi kas või siis kuskil linnapildis või siis, kui ma tulen rääkima mingitest teemadest, mis on sellised pigem rõõmsameelsamad. Aitäh sulle ja armas Noorteaken kuulaja, head Eesti Vabariigi aastapäeva, mis saab juba homme toimuma. Ma loodan, et te naudite seda hetke oma peredega ja kohtume taas järgmises episoodis. Kõike head!